Elu on nagu tükike paberit, mille igaüks omaenda äranägemise järgi võib voltida. Nii tühi ja puhas ja ilus, nii inspireeriv. Ühed tormavad kohe voltima, mõtlemata. Teised mõtlevad suurelt, aga jäävadki mõtlema, vaatama ja unistama. Voltimiseni ei jõuagi. Mõni ei julge voltida. Äkki ei tule välja. Äkki teistele ei meeldi. Äkki öeldakse halvasti. Osa jätab oma paberi sootuks kellegi teise voltida. Mõni tüdineb ühest ja voldib vahepeal ümber. Mitte Jüri. Jüri teadis juba õige pisikese poisina, mille tema oma paberist voldib. Midagi, mis ei karda vastutuult ega kõrgust. Midagi, mille vastutuul hoopis kõrgele kannab. Poolvend oli üks 2-aastane ja mina pidin olema siis 8-aastane. Ja vaatame, ilus päikseline suveilm, super. Ja äkki tuleb sealt maa poolt üks lennuk, jõua. Vaatame, 5 nurgad, lenduri, müts, kõik, nii ühesõnaga, kõik viimaseni pealt näha. Ja äkki hakkab meid tulistama. Ennem ei saa aru, mis jama, aga need kuulid enne siia, ümber ringi. Ja siis me jooksime ära, ma vedasin seda poolvenda siis sinna, seal samas oli nii-öelda jõgi või kraav ja sinna künka taha. Aga ega see asi õlpsalt ei läinud, ühelt poolt olid siis venelased, teiselt poolt olid siis sakslased. Ja meie olime siis 2 rinde vahel ja sakslased andsid meile korralduse, et me põgeneks ära mööda kuivant kraavi, roomasime metsa, aga peakoha peal olid väga ilusad tuled. See oli, küll need olid kollased, punased, rohelised, kuulid lendasid vastastikku. Ja raketid olid ka ümberringi muud, kui need valgustasid ümbrust. Nii et ilus oli seda vaadata, ja selle tõttu jäi nagu sellest üldisest seltskonnast maha ja siis ema ikka hüüdis, et Jüri, tule ruttu. Lapse- ja nooruspõlves kogetu vormisid Jürist just täpselt sellise ettevõtja, kes ta täna on. Õiglane, võrdselt kohtlev, hooliv, siiras. Kui kõik Jüri Kangelast teod ettevõtjana ette lugeda, saaks sellest ilmselt täispika filmi. Võib-olla ka 2. Enim märkimist väärib aga kindlasti Sangari õmblusvabriku tüürimine Nõukogude Liidu riikliku plaanikomitee koostatud tootmisplaani täitjast kõrgelt hinnatud ja palavalt armastatud kaubamärgini. Ajal, mil õmblustootmised teineteise võidu Hiina kolisid, hoidis Jüri Sangari särgi tootmise Eestis, andes tänagi jätkuvalt enam kui 100 tartlasele tööd. Jüri Kraft minu jaoks on olnud suurusjärk kuskil 30 aastat, kui ma olen Eesti ühiskonna asju vaadanud, härra Eesti kergetööstus. Et tehnoloogiaettevõtjana mul endal ei ole liiga palju triiksärke, aga ma arvan, nendest enamus on Sangari särgid. Kuna seda brändi kõik teavad, siis tegelikult on see kindlasti Eesti üks riidetööstuse sümboleid ja ma arvan, kindlasti ta väärib sellist
elutööpreemiat nii oma laia ja mitmekülgse tegevusega aastakümnete jooksul, nii et väga tubli töö. Kui Jüri Kraft saaks 1 sendi iga korra eest, mil keegi talle ütles, et see ei ole võimalik, siis oleks Jüril täpselt 0 senti. Keegi lihtsalt pole julgenud Jürile sedasi öelda. Sõda ja küüditamist näinud mees ei ole kunagi küsinud, kas see on võimalik, vaid kas see on vajalik. Ja kui midagi on vajalik, siis ei ole mõtet enam arutada selle üle, kas see on võimalik. Minul helistas Elmar Matt, see oli nüüd täpselt 30 aastat tagasi saab. Jüri, et kas sa saaks aidata või nõu anda, et kus saaks sinimustvalget lippu. Kui ma kuulsin seda, ma võtsin kaameraks, tõusin telefoniga püsti ja ütlesin, et saab tehtud. Ma ei hakanud midagi seletama, ma ei teadnud, kuidas seda teha. Kutsusin oma inimesed välja, me läksime, nad käisid muuseumis, mõõdud, värvid. Meil oli võimas tööstus, aga just ei olnud seda sinist, seda sinimust-valge sinist. Nii, ja siis saatsin inimesed, saatsin Moskvasse. Sealt me saime kätte selle sinise värvi. Ja ma mäletan hästi, kui tõusis sinna masti see sinimust-valge. Paljudel inimestel pisarad tulid. Ma arvan, ma ise olin ka ära liigutatud sellest asjast. Jüri on terve oma elu vastu tuult seisnud, vankumatult, vahel räsida saanud, aga ikka edasi seisnud, jonnakalt. Mitte ainult enda eest seisnud, meie eest seisnud, minu ja sinu eest seisnud.